Tammepuu on, mina ütlen nii, mina olen sündinud ja kasvanud Tammetalus. Ja see on nagu sümboolne, et iga talu oli seotud oma tammega. Ja me nii ja me ise oma ka oma maja siin on tammega. Tere tamm! Kuidas elad? Puuga peab suhtlema. Sa võid rääkida või siis mõtelda ta peale. See ei ole vahet. Ma ei ole muidugi mingi puukummardaja, aga ma alati teretan teda, kui mööda lähen. Sest ma käin siin peaaegu iga päev, käin rannas, sinna tagasi ja siis ma teretan teda. Ja mõnikord ka. See tamm võib olla umbes 250-300 aastat vana. Arvan, et sama vana kui see mõiski, kui heiteti. See park on siin umbes 250 aastat vana. Siin on, me nimetame seda Mutimõisaks, Muti suvemõisa ja see on Muti suvemõisa park. Selle tamme käest ma küsisin tõrusid, see oli 2 aastat tagasi. Siis oli maaruun nendest tõrudest. Ma küsisin selle tamme, kas annad mulle 60 tõru ja siis ta lasi mulle väikse oksa tamme lehtedega, kus oli 2 tõru küljes. Ja ma võtsin need kaasa. Siin kasvavad 30 väikest tammeistikut, tammetaime. Need on 2 aastat vanad ja need on võetud Mutimõisa pargi vanalt tammelt. 60 tõru, välja tuli 30 istikut. Kasvatame suureks need. Osa kingin ära. See on meie ühistu tamm nüüd. See on istutatud 40 aastat tagasi naabrimehe isa poolt. Ja me hooldame seda. Võrre tõste tegime siin eelmine aasta. Võtsime lisaoksad ära siit, et ta kasvaks ilus pikk tamm. See on üks ja teine on veel meil. Teine on siin. Ma arvan, et lastel on vaja selleks rohelust, et puu otsa ronida. See on iga poiss peab vähemalt 2 korda puu otsas ära ja 1 korda alla kukkuma. Ja sellepärast on vaja neid.